Tere, head vaatajad! Mitte sõltuvate asjaolude tõttu on tänane uudistesaade esimest korda nähtaval alles täna keskööl, kuid kõik need, kes öisel ajal magavad, siis avalik uudiste artikkel jõuab teieni täna, nüüd kus see video avaldakse, kella 7 paiku hommikul nii Facebooki kui ka Eesti Eest portaali. Ja ma selles osas rohkem pikemaid selgitusi ei hakkaks andma, lihtsalt olgu öeldud, et ajastud on erinevad ja situatsioonid on ka erinevad, nii et kõik ei sõltu ainult ühest inimesest. Ent nii palju sissejuhatuseks ja nüüd me vaatame üle 6 kõige olulisemat uudisteemat, mis meid lõppenud nädalast saatma jäävad. Bill Gates ütles, et ta ei mäleta, miks ta külastas Epsteini saart lastega kaubitsemises süüdi mõistetud pedofiil, kuid siin on huvitav nüanss. Ainuüksi lennujaama ametlike logide järgi lendas Gatesi lennuk Epsteini saarele 36 korda. 36 korda? Kas 36 korda on tõesti raske meeles pidada? Ja kuidas saate pärast seda uskuda selle inimese headesse kavatsustesse? CBS Newsi YouGov ja Harvard Harrise hiljutiste küsitluse kohaselt, mis ei avalda enam, kui palju demokraate oli üle valitud, võidaks endine president Donald Trump presidenti Bideni üle. Erakonna identifitseerimise või selle puudumise järgi jagatuna valis 57% sõltumatutest Trumpi ja Bideni 42%. Samas kui vaid 34% kõigist küsitletudest arvas, et Biden suudab tagasivalimise korral teise ametiaja lõpetada. Biden on praegusel hetkel oma ametikoha heakskiitmise osas Trumpist tunduvalt madalam. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata endise MEM-cafe omaniku Ellis Braueri 5000 € suuruse kahjunõude Politsei- ja Piirivalveameti vastu. Kahjunõude esitamise põhjuseks oli politseinike sisenemine 2021. aasta novembris kohvikuruumidesse, kasutades selleks jõudu ja kahjunõudeni viinud sündmused leidsid Põhja-Tallinnas asunud MEM-cafe juures aset 17. ja 18. novembril 2021. Politseinik käis kohvikut kontrollimas ja tuvasi, et kohvikus ei kontrollitud selle all kehtiv koroonapassi, kuid valitsuse korralduse järgi pidid kõik töötuskohad seda tegema. Mõlemal korral takistas Brauer politseinik kohvikusse sisenemist, mille peale rakendasid politseinikud jõudu ja kuigi Brauer leidis, et politseinikud tekitasid kohvikusse sisenemise mittevaralist kahju, millest taotles ta hüvitist, siis kohus leidis, et vahetussunni kohaldamine õiguspärane ja halduskohtu otsus ei ole jõustunud. Kaebuse saab esitada ringkonnakohtule 16. oktoobriks. Sundüürnikud otsivad võimalusi, kuidas esitada riigile nõudelehti seoses sellega, et sundüürnikke on ebaõiglaselt koheldud 32 ja enam aastat. Ja üks oluline nüanss, et sundüürnikel peab olema võimalik saada uus eluase kas või riigi poolt, kes on ebaõiglaselt sundüürnikke kohelnud, ja see peab kohalduma nii sundüürnikele endale, nende lastele kui ka lastelastele ning sealt edasi. Ja selles nõude avalduses on muuhulgas välja toodud, et nõuan kompensatsiooniks selle elamispinna, kus ma praegu elan, või siis rahaline kompensatsioon vastavalt sellele, kui palju inimene soovib rahalist kompensatsiooni aastate pikkuse ebaõigluse eest. Kui neljapäeva hommikul teatas NATO liikmesriigi Poola peaminister, et Ukraina toetamine on vastutustundetu, kuna Ukraina uputab Euroopat üle odava teraviljaga, siis loetud tunni hiljem otsustati kokku leppida, et eelnevalt katkestatud relvatehingute osa jätkatakse ja sellega seonduvalt siis omast kokkulepped peavad esialgu osaliselt paika. Ja huvitav nüanss on see, et Zelenski on viimase ajal hakanud vallandama ka Kaitseministeeriumi asekantslereid, kes on korruptsiooni eest otseselt vastutavad.
ÜRO põhikiri kirjeldab suurejoonelist heatahtliku eesmärgi missiooni, mille oletatav põhiülesanne on ülemaailmse rahu ja julgeoleku taotlemine. Seetõttu on irooniline, et institutsioon toetub paljudele väljamõeldud kriisisündmustele ja käimasolevatele konfliktidele, et jääda asjakohaseks. ÜRO sekretär Antonio Guterres väidab, ÜRO ei ole edevuslaat, see on poliitiline organ. Ja tõesti, see on probleem. ÜRO-st pole muud kasu, kui toimida fooliumina näotu ja vastustundetu maailmavalitsuse lõpuks peale surumisel. Organisatsioon püüdleb alati suurema tsentraliseerimise poole, seni kuni see eksisteerib, see ei hooli rahust, vaid võimust. Seega nähakse igas uues kriisisündmusest nende inimeste võimalust, mitte kui ohtu, mis vajab lahendamist. Ehk siis ÜRO eesmärk on saavutada agenda 2030 nii kiiresti kui võimalik, aga seda siis inimestest teerulliga üle sõites. Kallid vaatajad, see oli siis meie järjekorras, kui nüüd õigesti mäletada, 7. Eesti Eest uudiste nädal ülevaade. Aga siit kohalt kõik. September saab peagi ka otsa, nii et head sügist kõigile ja head septembri lõppu ning uute kohtumisteni. Kõike head ja nägemist!